Head vaatajad, täna räägime kristlaste tagakiusamisest Rooma riigi võimude poolt. Nagu oleme juba varem täheldanud, et esimesel 2 sajandil oli kristlasi suhteliselt vähe ja sellele vastavalt vähe ka neid, kes sattusid võimude tähelepanu orbiiti. Üks oletuslik hinnang leiab, et umbes 100. aastapaiku pärast Kristust võis terves Rooma riigis olla umbes 7000 kristlast. See on umbes 0,01% impeeriumi elanikkonnast. Aastaks 200 kasvas kristlaste arv impeeriumis juba umbes 200 000-le, mis oleks siis 0,35%. Nii võis vabalt juhtuda, et paljud inimesed ei kohanud esimese 2 sajandi jooksul oma elus tegelikult ühtegi kristlast. Ja nii oli igasugune vägivald nende suhtes siiski väga kohaliku ja ajutise iseloomuga. Ometi seda, kuidas keiser Nero 64. aastal karistas just kristlasi, nagu oleks nemad Rooma linna süüdanud, kirjeldasid isegi mittekristlikud autorid üsna jubedates värvides. Neid löödi risti, põletati elusalt, anti koertele lõhki kiskuda. Niisiis ei läinud kaua aega, kui esimesed kristlased pidid oma elu pärast kartma hakkama. Esimene hukkamiste laine tuligi just selle Nero tagakiusamise ajal 64. aasta suvel, pärast seda, kui tulekahju, mis hävitas Rooma linnas 3 linnaosa, jättis pool põlenud killustikku veel 7 linnaossa, siis toimus see esimene suurem progromm nii-öelda. Rooma kirjanik Tacitus ütleb 50 aastat hiljem, et keiser Nero ise vastutas selle inferno eest. Kuid ometi süüdistas ta katastroofis just linna kristlasi, et anda rahvale süüdlased, kellele kätte maksta. Kristlaste suhtes oli juba enne seda kujunenud eelarvamusi ja põlgust. Nende õpetust peeti mingiks väga kahjulikuks ebausuks. Neid süüdistati kõiges häbiväärses, sealhulgas ka sellest, nagu tapaksid nad oma teenistustel ka väikesi lapsi. See niisugune kuulujutt ja hoiak sobis Nerole. Tacitus leiab, et ta lasi hukata uskumatult palju inimesi. Kirjanik ja administraator Suetonius räägib väga lühidalt, ütleb, et kristliku ebausu alusel on määratud karistusi nende vastu. Rooma põletamist aga tema kirjutistes ei mainita. Kainemad käsitlused leiavad, et see varajane verine tagakius ei olnud eelmäng hilisematele suurematele kristlaste vastastele progrommidele. Pigem oli see isoleeritud, kuid väga jõhker sündmus. On oletatud, et selle sündmuse raamidesse langes ka Peetruse ja Pauluse märtrisurm. 3. sajandi kristlik ajaloolane Eusebius kirjutab, et Paulusel löödi Nero valitsuse ajal pea maha ja Peetrus löödi risti. Kuid ajaloolased vaidlevad nende väidete täpsuse üle tänase päevani. Ometi peab ütlema, et Rooma märtrite austamine algas väga varakult, kuid mitte ka kohe. Märtrite austamise tuletamine paganlikust kangelaskultusest on kindlasti siinkohal sobimatu. Samuti ei ole veenvad keerulised seletused kristlike märtrite austamisest kui mingist kristliku vagaduse hilisemast nähtusest. Küll on aga selge, et Jumala poolt pühitsetud inimeste haudade austamisel on juutlikud juured. Just juutlusel
oli otsene mõju märtrite varakristlikule austamisele. Ja peab tõdema, et Rooma märtrite audadel oli algusest peale suur tähendus ka hilisematele kristlastele. Ja vaata, järgmine kord räägime kristlaste tagakiusu aegsest juriidilisest menetlusest, kuidas see toimus. Sest valitses ju ikkagi Rooma õigus ja asjad pidid selle õiguse alusel toimuma. Aga seniks kohtumiseni.